Täna vaatame otsa seadmele, mis teeb liikuva pildi sujuvaks ehk elektrooniline stabilisaator. Tšau, mina olen Gert ning kasutanud paar päeva Canon M50 värina vähendamiseks Feiyutech A2000 gimbalit. Konkreetne komplekt, mis meie kasutada, on päris rikkalik ning paigutatud kõva ümbrise sisse. Seest vaatab vastu asjalik kogus pudinaid ning 2 erinevat seadistust nii 1 kui 2 käepidemega. Gimbal ise on klassikaline 3-teeleline seade, mis tähendab, et 3 mootorit hoiavad stabiilsena 3 erineva liigendiga. Mootoreid toidavad klassikalised 18-650 akud ning tootja kodulehekülg väidab, et atribuut kannab kuni 2 kilogrammist videomasinat. Kaamera paigutamine A2000 külge on lihtne ning vajab natukene kruvide keeramist. Täpsest protsessist on tehtud ka ports videosid, viskan lingid alla, et seadistamine käiks kiiresti ja valutult. Minul käis. Ei tea, kas keegi ohverdas mõne kitse või oli tegemist lihtsalt algaja õnnega. Kasutamine ise on maru lihtne. Funktsioonid üle vaadata, ära katsetada, kombo näppu ja sealt edasi on puhas harjutamise rõõm. Kasutamisest rääkides nupud on lihtsad, loogilised ning suhteliselt kergesti õpitavad. Kõige ülemine nupp on joystick, mis liigutab kaamerat ühtlaselt ja stabiilselt. Keskmine nupp lülitab sisse ning laseb erinevaid režiime valida ja kõige alumine nupp laseb Sony kaameratel näiteks lindistamise sisse ja välja lülitada. Lähme 2 sammu tagasi ning üritame aru saada, mis on konkreetse gimbali mõte ning kus ja miks seda kasutada. Üldiselt on gimbali eesmärk tagada sujuvus kulgemise pealt. Paljud kaadrid eeldavad rahulikku liikumist ning muudavad video professionaalsemaks läbi stabiliseerimise. Muidugi on kohti, kuhu sobib niinimetatud närviline pilt, aga puhkuse või pulmavideo puhul hindame pigem ühtlast olukorra, inimeste emotsioonide või asukoha kajastust. Gimbal on suurepärane tööriist, kui soovid perekondlikku või lausa mõne reisi video nauditavamaks muuta. Üldiselt on gimbal mõeldud liikumise pealt kasutamiseks. Staatiliste kaadrite jaoks on oluliselt lihtsam kaamera panna statiivi või mõne suvalise objekti otsa. Mina kui amatöör gimbali operaator võin kinnitada, et väga väikese vaevaga on võimalik oma materjal oluliselt nauditavamaks muuta. Mida see gimbal veel teha oskab? Alustan kohe negatiivse noodiga. Kahjuks polnud aega endal seda katsetada, aga mida nägin, oli imeline. Väga lihtsa seadistamisega oskab A2000 anda timelapsidele uue hingamise. Viskan ka sellest lingi alla, nii et kui staatilised timelapsid on ära tüüdanud, siis on see multifunktsionaalne seade, mis toob liikumise. Juhul kui rääkida võimalustest, annab äpp õiguse seadistada kõike. Lihtsamad asjad, kuidas gimbal tervikuna käitub, kuni timelapsi iga detailini. Samamoodi saab seadistada mootorite kiirust, et muuta liikumine nii äkiliseks või rahulikuks, kui konkreetne olukord nõuab. Millised on minu isiklikud mõtted, emotsioonid ning soovitused? Täpselt nagu varasemalt mainisin, oli balansseerimine ning üldine õppekõver valutud. Kõik oli loogiline, lihtne ning kiiresti omistatav. Ravasin gimbali kaasa, läksin õue ja tulistasin portsu materjali. Kohe saab selgeks see, et jah, tõepoolest muudab see materjali ühtlasemaks, aga päris ilma treeninguta ei ole materjal nagu Ameerika filmides. Puhtalt harjutamise ning eelduste küsimus. Muidugi on eelis baleriinidel karujalgsete Eesti meeste ees. Nagu sain omal nahal tunda. Üles-alla kõikumist gimbal ei paranda ning harjutada tuleb niinimetatud ninja kõndi. Väga kihvti lahenduse peale sattus minu hea tuttav, kes lükkas jalga rullluisud, haaras gimbali ja liugles läbi ranna. Aitäh, Raina, et materjali jagasid ning piilub kindlasti tema töid ja tegemisi. Viskan lingid taas alla. Juhul kui sa tunned, et sinu videomaterjal võiks olla professionaalsem, sujuvam või lihtsalt avab see võimalus rohkem uksi, siis haara see gimbal ligi. Ja ma tean, enne kui korjaks muutud, et soovitan midagi osta, siis anna mulle hetk. Üllatavalt vähe inimesi on teadlikud, et Eestis on väga palju firmasid, kes rendivad tehnikat. Enne nii kalli asja ostu, võta ja rendi see mõneks päevaks ja siis otsusta, kui tihti ja kas üldse seda kasutama tahad hakata. Olgem ausad, meil on tehnika kiik sees, aga kurb on vaadata, kui tehnika tolm puhub. Tänu sellele olen 2 käe ja iga rakuga rentimise pooldaja.
samuti viskan lingi alla firmale, kes konkreetset mudelit Eestis välja rendib. Jälgi meie töid ja tegemisi, lingid all. Viska meile vahelduseks näpp üles ja vajuta subscribe nuppu. Parimad hinnad leiad nii nagu alati hinnavaatlusest ja ära unusta, tarbi targalt. Aitäh! Muide, Rode mobiili mikrofon, mille Fotopoint andis välja loosimiseks, selle võitis YouTube'i kasutaja valmisfilm või midagi sihukest. Igatahes võta meiega ühendust. Aitäh!